Aga minu nimi on Raul Kirsimäe, töötan Swedbankis tööstusosakonna juhina. Tööstus selline südamelähedane teema, et ma olen juba 12 aastat olen pangast sellega tegelenud. Ja tegelikult suur aitäh ka Hillele kutse eest siia Kagu-Eesti puiduklastrile, tsentrile, et jäin just mõtlema ka, et see vist on äkki 4. aasta juba tulla, et alati on väga tore siia tulla ja eks ma tegelikult käin ka ise ikka päris tihti siinkandis ka väga lihtsal põhjusel, et siin on päris palju tööstust. Et selles mõttes tuleb tunnustada, et tihtipeale võib-olla pealinnas ei saada sellest aru, et mis see tööstuse roll on ja kui me Eestis vaatame, et nagu Sille rääkis, et kõige suurem majandussektor, 15% SKP-st tuleb tööstusest. Iga 5. inimene Eestis on tööstusega seotud. Vaatame seda, et kui palju raha riiki tuleb, kust raha riiki tuleb, ei tule seina seest, tuleb tegelikult ikkagi ekspordist. Eelmine aasta oli see number 13 miljardit eurot, mis oli Eesti päritolu kaupade eksport. Ja see tuleb kõik tööstusest, nii et sügav kummardus teie ees, et tegelikult ilma tööstuse tööta ei oleks ka seda raha meil riigis, mida siin kulutada ja edasi jagada. Ja mul on kahju ongi, et kohati nagu laiem avalikkus ja ka riigis võib-olla sellest teinekord ei pöörata sellele piisavalt tähelepanu, et sellest peab kindlasti rohkem rääkima. Aga nüüd millest täna siin räägin? Räägin sellest, et mis on kõigepealt mõned slaidid ikkagi, ma ei suutnud ennast tagasi hoida, mõned slaidid panin ka makro kohta, kuna see on tegelikult väga põletav teema. Nagu ka Remo sissejuhatuses ütles, et kogu see aasta tegelikult, et kui me vaatame siin tagasi nagu kevade peale, mida kõike tuli teha, ja kui raske oli ja kuidas ettevõtted on välja rabelenud, siis tegelikult tundub, et ees ootab, võin kohe öelda, minu meelest isegi hullem periood, et on keerukas olukord tõesti. Ja millest ma siis täna räägin, et lisaks siis mõne slaidid makrost räägin ka sellest, et kevadel viisime läbi tööstusettevõtete uuringu, kust ma arvan, et võib-olla mõningaid andmeid peaks tänaseks juba nagu ümber kirjutama, et juba paari kuuga on asjad muutunud. Aga siiski, et sealt on näha ka mingeid pikaajalisi trende, osales ka seal mööblitööstusettevõtted. Samuti viisime läbi suvel ka tööstusettevõtete stress-testi, ettevõtete finantsandmete baasil. Samuti vaatasime, et kuidas on ettevõtted gaasitarbimine ja mõjutab tööstusettevõtteid. Seal osales 121 suurt Eesti tööstusettevõtet, mööblitööstusettevõtted ka seal hulgas. Ja ma katsun võib-olla mitte õpetussõnu jagada, aga pigem võib-olla siis mõtleme koos, et mis selle pildi pealt kokku joonistada. Olen loomulikult näinud ise ka mingeid asju, mis töötavad ja mis ei tööta ja võib-olla mõned mõtted siis enda poolt jagan. Aga lähme liikvele. Kõigepealt siis, kui vaadata majandusarenguid see aasta, siis üks asi, mida ma ise jälgin päris hoolega, on ostujuhtide indeksid. Ja miks ta on selles mõttes hea indikaator, et ta näitab tegelikult seda, et kuidas konkreetne majandussektor, võtame näiteks tööstus, konkreetsete riikide või euroala lõikes, kuidas ta liigub. Ja seal võetakse arvesse erinevaid kriteeriume. Näiteks tööstuse puhul on seal väga konkreetselt, väga palju mõjutab see, kuidas ettevõtete tellimused liiguvad, kas tellimuste portfell kasvab, väheneb, kui suur see on, mis varud teevad, kas ettevõtted plaanivad töötajaid palgata või vallandada, et ta tegelikult on päris hea indeks nii-öelda edasi vaates ja kui niimoodi vaadata tagantjärgi, mida on näidanud indeks ja mis tulevad nagu majandusnumbrid, siis ta tegelikult korreleerub päris hästi sellega, mis meid tavaliselt ees ootab. Ja nagu näete, siis võib öelda jah, et nüüd suvel on pööranud indeksid langusesse ja üle mitme aasta on siis tegelikult me näeme seda, et on ka Euroopas näha, et need indeksid on langenud alla 50, mis see 50 on, selles indeksis 50 on maagiline piir kasvamise ja kahanemise vahel. Kui väga lihtne, kui on üle 50, majandus kasvab, kui on alla 50, majandus langeb. Ja nagu näete, praegu on selgelt trend allapoole ja me kõik teame, et kui me räägime siin inflatsioonist, energiakuludest, ega midagi paremaks läinud ei ole praegu. Et selles mõttes võib eeldada, et ta põrutab siit veel mõnevõrra veel allapoole. Nüüd, kui vaatame, mida hinnad teevad, siis näiteks tööstusmetallide hinnad on tõepoolest juba kohati eelmise aasta tasemest isegi alla tulnud. Ehk hindade langus on olnud päris märkimisväärne, sama lugu ka põllumajandustoodetega, et teatud stabiliseerumine on toimunud.
Nüüd, kui vaadata nagu seda, et mis näiteks ka mööblitööstust puudutab, näiteks võtame puidu, see on kusjuures huvitav teema, ma tulen selle juurde hiljem tagasi, et me oleme ju pidanud töötama nendes tingimustes, kus selle ressursi hind on oluliselt kasvanud, on kättesaadavus vahepeal vähenes ja mida me hetkel näeme, on see, et hinnad on ju tegelikult päris korralikult alla tulnud ja laod on Euroopas täis, mis teisipidi tähendab seda, et ettevõtetel on ka päris tõsine probleem oma laoseisuga, et see varud on ju päris kõrge hinnaga sees. Ja energiahindadest ma ei hakanud eraldi slaide panema, muidu oleks pidanud Hille käest 1 tunni juurde küsima, aga ma ütlen nii palju, et energiahinnad on tõusnud, on üsna mõistlik eeldada, et nad tõusevad veel, et kindlasti see on, ma olen täiesti nõus, et üks nagu selline võtmekoht täna ka meie majanduse puhul, aga mitte ainult meie, et tegelikult kuhu iganes me vaatame, et siin mõni nädal tagasi oli uudis, et Lõuna-Rootsis on juba elektrikatkestused, gaasitarbimist on siin Lõuna-Euroopas, Saksamaal piiratud, Soome räägib ka väga avalikult, et talvel on kindlasti elektrikatkestused ees ootamas, nii et ega kogu piirkond on tegelikult päris suure surve all. Nüüd intressidest ka, et finantsmaailmast, et keskpangad on reageerinud inflatsioonile. Inflatsioon on ju olnud päris kõrge, ka Eestis on see suhteliselt rekordiline 20% inflatsiooni, mis on ikkagi väga-väga kõrge tase. Euroopas on see küll madalam, aga sellise tava-Euroopa riigi jaoks, kus võib-olla palgatõus on 1, 2, 3%, on ka 10% inflatsioon ikkagi väga-väga tõsine probleem, ehk nende inimeste ostujõud väheneb. Ja sama olukord, mis on nagu Eestis, et just eile tulime ka Swedbanki poolt majandusprognoosiga välja, mida muuseas täitsa soovitan, see on kõigile vaatamiseks, kas te olete klient või ei ole klient, on meil ka selle blogis on nii-öelda üleval. Et sisuliselt oli seal ka selline järeldus, et olukorras, kus inflatsioon on 20%, keskmine palk on tõusnud 10%, jääb tarbijatele kuskil 10% vähem kätte tegelikult siis kulutamiseks raha. Ja see on tegelikult juba päris märkimisväärne number. Aga ma mõtlen isegi sellest veel korra edasi, et kui rääkides siin Rootsi kolleegidega, vaadates, mis Kesk-Euroopas toimub, et ega tegelikult see pilt on suhteliselt sarnane seal. Nende palgad kasvavad nagu veel aeglasemalt, aga samal ajal inflatsioon on ikkagi suhteliselt kõrge ja ulatub juba 2-kohaliste numbriteni kohati. Nüüd, mida me näeme siis intressitasemete juures? Keskpangad on reageerinud, Euroopa Keskpank on tõstnud, ilmselt tõstab veel, me eeldame, et selline, mida pangad jälgivad, deponeerimise deposiidi intress Euroopa Keskpangas tõuseb kuskil 1%-ni, aasta lõpuks Rootsi Rikspangas kuskil 2%-ni, Föderaalreservi puhul 2,75%-ni, ehk keskpangad on päris jõuliselt tõstmas intresse. Ja kui me vaatame nüüd ka Euribori arengut, graafik, ma pidin esmaspäeval selle asja valmis tegema, tegelikult vahepeal on toimunud päris suured arengud, 6 kui Euribor tänasel päeval ligineb juba 1%-le ja 3 kui Euribor siis 0,5%-le, see kõik on toimunud 1 nädalaga, et tegelikult on intressimäärad päris märkimisväärselt tõusnud ja päris kiiresti. Nüüd, kui vaatame edasi, siis võib-olla enne kui ma rääksin keskpankade tegutsemisest, siis natukene siin võib-olla, et natuke rahustada, siis finantsturud näevad ise ka nagu keskpankade ja inflatsiooni näitajate põhjal, et tõenäoliselt need intressid järgmine aasta taltuvad. Ootus on siis see, et mida turud ootavad, et kuskil 2% juurde jõuab 3 kuu Euribor järgmine aasta. Miks arvatakse, et nad taltuvad, on see, et tegelikult on näha juba, et majandus jahtub ja see teisipidi peab hakkama inflatsiooni nagu alla tõmbama, et on selge, et olukorras, kus inflatsioon on nii kiire, siis tegelikult investeeringud, eratarbimine tõmbavad kokku ja tegelikult on seda juba ka Eestis näha, ma kohe jõuan ka sinna. Ehk ja ka teistes riikides näha. Ja Eestis on ka tegelikult näha, et meil oli selline paariaastane COVID järel paariaastane periood, kus tegelikult tööstusmahud ja hinnad kasvasid päris kenasti, ka eratarbimine kasvas pärast seda esimest šokki, mis oli siis 2020 kevadel.
aga nüüd tegelikult siis juba tegelikult näitab ka nagu ametlik statistika, et sel suvel tegelikult, kui me vaatame mahtusid, jätame korraks nagu rahalise väärtuse kõrvale, sest hinnad on päris palju tõusnud vahepeal, aga kui me vaatame mahtusid, siis Eesti tööstusmahud, toodangumahud ja tegelikult ka kaubanduse müügimahud on juba languses. Et tegelikult ostetakse, müüakse juba vähem. Ja vaadates ka meie kaupade eksporti, jällegi, et kui me vaatame nagu, võtame nüüd selle hinnatõusu nagu sealt korraks seest välja, siis tegelikult on näha, et juba suvel ka on meil mahud olnud ekspordis väiksemad, Eesti tööstustoodangu mahud, ehk tegelikult on mahtudes oleme juba järgi andnud. Nii et see on nagu võib-olla selle lühidalt nagu hetkeseis, mis suures pildis paistab, et ma tulen korra selle juurde nagu veel lõpupoole tagasi. Nüüd mõne sõnaga siis meie uuringutest, mida me tegime sel kevadel, see oli siis pärast sõja algust loomulikult, sai tehtud uuring, osales 205 ettevõtet, mõnevõrra vähem kui eelmine aasta, aga siiski ma olen väga tänulik kõigile, kes osalesid. See aasta osales suuri ettevõtteid rohkem, nii et ikkagi ma ütleks, et kalkuleerisime läbi ka, et põhimõtteliselt veerand Eesti tööstuse käibest oli meie uuringus esindatud ja tegelikult ka 12 mööblitööstuse ettevõtet. Nii et saame võrrelda, võib-olla tõesti need 12 mööblitööstuse ettevõtet nüüd kogu mööblitööstussektorit täpselt edasi ei anna, aga ta ikkagi näitab, et kuidas samas suurus ettevõtted positsioneeruvad teiste sektoritega. Kohe ka väike lühikokkuvõte, et tegelikult kui vaadata sellist koondpilti, siis näeme seda, et ma käibekasvul niivõrd ei peatukski, aga mõnevõrra murelikuks on juba nüüd siis kevadel ka ettevõtted ise arvasid, et kasumlikkusega on olukord muutumas keerulisemaks, et halveneb, et see number kasvas keskeltläbi kuskil 30% juures oli neid ettevõtteid, kes arvasid, et kasumlikkus langeb ja selge see, et kui täna nagu selline küsitlus teha kas või siin saalis, siis ma arvan, et tõenäoliselt see number on kõrgem. Et ikkagi keeruline aasta ees on. Riskide mõttes, nagu näete, siis tooraine riskid, et ega selles mõttes ma pean ütlema jah, et kuigi on näha, et kõikidel ettevõtetel on mingisugused kanalid välja töötatud, et eks need on ikkagi nagu sellised, kuidas ma ütlen, et ei ole võib-olla päris kindlad, vaid lõpuni kujunenud nagu lahendused, et on leitud mingid kanalid, on leitud uued ostjad, aga need tingimused ei ole ka võib-olla paika loksunud. Ja mida ma sellega silmas pean, et tulen ka siin likviidsusteemade juures tagasi, et olgu selleks siis näiteks maksetingimused, kas saab ettemaksu, ei saa ettemaksu, või tähendab järelmaksuga nagu osta kaupa maksetähtajaga, milline kogus tuleb tellida, kui kaugelt, transpordikulub, mida välja tuua, et kõik need ettevõtteid mõjutavad ka tegelikult tänasel päeval. Aga loomulikult juba kevadel oli väga selgelt näha, et energiahinnad on lauas, see teema on süvenenud, tulen tagasi selle asja juurde. Ja tegelikult ka, ega ka pikas plaanis me ei saa eitada, et ikkagi see konkurentsivõime, et eriti olukorras, kus turul tõmbab kitsamaks, see muutub tegelikult väga oluliseks. Nüüd ma siin energiateemadel ei peatu, et mul on eraldi slaid ka selle kohta, aga mida on veel ka näha, et tegelikult juba kevadel, et ettevõtete investeeringud sel aastal tõmbavad koomale, mis on ka väga mõistlik ja arusaadav, et kui on nagu sellist mitu kriisi, millega tegeleda, et siis see fookus on võib-olla mujal ja juba etteruttavalt võin öelda, et nii-öelda mahtude kasvatamise investeeringud on selgelt nagu muutunud teisejärgulisemaks, et mingid asjad on täna nagu märksa olulisemad. Aga lähme siis vaikselt liikvele. Nagu ütlesin, et käibenumbritele niivõrd isegi tähelepanu ei pööraks, sest siin hinnakasv nagu hästi palju mõjutab. Mis teeb murelikuks on nagu see kasumlikkuse teema, kus täna selgelt me näeme, et ettevõtted on oma plaane ümber tegemas, et jah, kui keskelt läbi kevadel hindasid 30% ettevõtteid, et kasumlikkus langeb, siis täna on see number kindlasti suurem, et kõik see majanduskeskkonnas toimuv kindlasti ettevõtteid mõjutab. Ja mõnevõrra pessimistlikumad on siis eeskätt just puidutööstuse ettevõtted, ehitusmaterjalitööstus, aga tegelikult ka toiduainete tööstus.
mis siis nii-öelda nagu võib-olla pessimistlikumate sektoritena välja paistsid. Nüüd siin on nüüd mööblitööstuse vaade, 12 ettevõtet, nende vastused. See tegelikult väga palju ei erinenud kogu tööstuse vaatest, ikka suhteliselt sarnane oli see pilt. Ehk siis kevadel oli põhilise teemana ikkagi murena oli see toorme küsimus ja loomulikult elektrihindade, energiahindade kiire tõus on ka mööblitööstuses päris tõsine teema. Teised tegurid, ma ütleks, et võib-olla on suhteliselt nagu eelmise aasta tasemel, võib-olla ma tooks eraldi välja lihtsalt see toodete konkurentsivõimeline hind, et siit ikkagi mööblitööstuse puhul see eristub natuke teistest sektoritest, et see on kindlasti olulisem ja konkurentsi tajutakse nagu päris suurena. Nüüd energiaga seotud kulud, see on kevadine pilt jällegi, et ma teeks sellise väikse ekskursi nagu minevikku, et kui ma vaatasin siin nagu mis aasta-kaks tagasi olid sellised keskmised Eesti tööstuse energiakulude tase käibesse, müügikäibesse, see oli kuskil rajoon 2,5%. Kusjuures mööblitööstuses ka natuke vähem. Nüüd kui vaatame nagu tänast olukorda, siis me näeme, et juba kevade baasil on tegelikult see nagu oluliselt muutunud. Keskeltläbi mööblitööstuses oli see 5% juures, tööstuse keskmine oli isegi 6% juures ja nagu näete, siis toiduainetööstus ligines juba 10% kevadel. Kus see tuleb? Toiduainetööstuses ka päris palju kasutatakse gaasi, kuumutamist, see on täiesti arusaadav, energiakulude osakaal seal ongi mõnevõrra suurem, aga see on ikkagi päris märkimisväärne tõus. Ja tänaseks on need protsendid kindlasti kasvanud, sellepärast, et ettevõtetel lõppevad ka need fikseeritud hinnaga lepingud ja kes on ka börsi peal, kõik teavad ju, et mis meil arved teinud on. Et suvi eriti leevendust toonud kahjuks ei ole. Nii et see on kindlasti teema. Ütlen kohe ka ära, et gaasi osas viisime ka läbi nagu uuringu, kaaristasime kõik suuremad ettevõtted ära. Põhimõtteliselt hea uudis oli see, et pooled ettevõtted gaasi ei kasuta, pooled suured tööstusettevõtted ja ülejäänud pool, kes kasutab, siis jagunes laias laastus niimoodi, et enamuse puhul oli tegu kütmiseks kasutatavate lahendustega, kus on küll kohati raske, aga mitte võimatu üle viia teistele allikatele, olgu selleks siis põlevkiviõli, olgu selleks siis hakkepuid, pelletid, õksuspumbad, mille ma lihtsalt tähelepanu juhin, et tänases olukorras, kus me ikkagi ei saa nagu minu arust välistada võimalust, et mingid gaasitarne katkestused tulevad, et see on kindlasti nagu koht, kus seda ei tasu jätta võib-olla viimasele hetkele neid küsimusi. Sest kui ühel hetkel näiteks peaks juhtuma selline asi, et tõesti tööstusettevõtetel gaasi ei jagu, siis sel hetkel on ilmselt juba hilja nagu hakata uut õksuspumpa ostma või katlasse täiendavaid investeeringuid, et kindlasti need teemad vajavad varem tähelepanu, et juba hetkel on näha, et need järjekorrad ja siis need tarneajad on tegelikult veninud. Et ise tellisin ka koju uue õksuspumba ja tegelikult on 2 korda juba tarnet edasi lükatud. et tundub, et ei lähe nii lihtsalt. Nüüd vaatasime ka seda, et mis on tegelikult oluline teema, kuigi tundub, et on täna energia hind on nagu väga tõsine teema, me ei saa unustada ka seda, mis on toormehindadega toimunud. Ja kui vaadata seda, et kuidas see kõrge toormehind meie ettevõtteid mõjutab, siis tegime sellise stress-testi, et vaatasime, et kui toormehind tõuseb 10–50%, mis juhtub ettevõtte EBITDA marginaaliga. EBITDA on siis tegelikult, me pangas jälgime seda hästi palju, ma arvan enamus ettevõtteid ka, et see on tegelikult nagu selline ettevõtluse rahavoog, ehk siis kasum enne amortisatsiooni. Ja nagu näete, siis juba 10% materjali hinnatõus, kui seda ei õnnestu oma klientidele edasi kanda, siis põhimõtteliselt sellisele nagu aktsepteeritavale tasemele jäi ainult puidutööstuse numbrid, millel on ajalooliselt olnud kõrgem kasumlikkus. Põhimõtteliselt kõik teised tööstussektorid muutusid mingis mõttes juba kriitiliseks. Ja miks ma seda ütlen? Sest elu pangas on näidanud, et põhimõtteliselt kui ikkagi tööstuses EBITDA marginaal langeb alla 5%, siis tegelikult on ikkagi läheb juba keeruliseks investeeringute elluviimine, võib tekkida vajadus mingisuguseid graafikuid pikendada, raske on mingeid investeeringuid teha suuremaid, et see 5% on selline eluterve rusikareegel. See ei ole absoluutne, kindlasti ettevõtete lõikes on see väga erinev, aga kui on juba ka investeeritud nagu põhivaradesse ja neid on vaja uuendada, siis ta võiks kuskil seal olla.
Aga nagu näete, et miks ma 10% räägin, me kõik siin teame, et see aasta on hinnatõus olnud rohkem kui 10%. Ja see teisipidi tähendab seda, et ettevõtted on olnud ikkagi väga suure surve all, et kuidas neid hindasid klientidele edasi kanda. See ei ole olnud lihtne. Tean ise ettevõtteid, kes on 3-4 hinnatõusu teinud, osadel ettevõtetel on olnud see ka keeruline pikaajaliste lepingute tõttu, aga mingis mõttes on see aasta nagu õpetanud meile, ma arvan ka siin seda, et äripraktika muutubki. Et ei saa eeldada nagu seda, et on härrasmeeste kokkulepe, et me 5 aastat oleme nii tegutsenud, et tuleme siit ka nii läbi, et me ei tõsta nüüd hinda, kui on sellised erakorralised asjaolud, et ei, et ikkagi ettevõtted on läinud oma klientide juurde ja ütelnud, et midagi ei ole teha, et tuleb hinda tõsta, mis siis, et me leppisime võib-olla aasta alguses teistmoodi kokku. Ja võin kinnitada, et tegelikult nagu ostjad on ka nagu vähemalt siiamaani, enne kui nüüd nõudlus on siin hakanud tagasi tõmbama sellest, kevadel saadi sellest ikkagi aru, sest ega väga palju alternatiive ka ei olnud. Aga jätkuvalt ma ütleks, et ka selle stress-testi tulemusena, et jah, on küll, turg on nagu selgelt pööranud, aga sellest ei saa eirata nagu siis seda toorme hinna fakti, et kui toorme hind on kõrge, et siis tegelikult meie tööstusel ei ole nagu puhvreid, mille arvelt nii-öelda seda kuidagi kinni katta või mitte nagu hinda tõsta. Et see vajab ikkagi kohest reageerimist. Nüüd siika võib-olla natuke täpsem vaade, et kui mitu protsenti tegelikult siis iga tööstusharu kannatab keskelt läbi tooraine hinnatõusu, enne kui ilma hinda tõstmata, kuni siis see kasumlikkus nagu nulli läheb. Ja nagu näete siin, mööblitööstus tegelikult isegi on suhteliselt tubli numbriga, aga 13,5% nagu me teame, et ega see aasta on kohati tooraine hinnad olnud siin märksa suurema kasvunumbriga kui see 13,5%. Rääkimata sellest, et kui EBITDA marginaal on nullis, et siis on juba isegi, kuidas ma ütleks, et nagu väga halb, et tegelikult ju ettevõttel igapäevaselt vajavad ju laenud teenindamast, intressid maksmist, maksud maksmist ja vajaks mingid hädapäraseid investeeringuid teha, et see null on ikkagi suhteliselt selline erakorraline olukord juba. Ja võib-olla, et kui rääkisime juba siin varudest, et siis vaatasime korraga seda, et mis see mõju ettevõtte bilansile on ja käibekapitali vajadusele. Sest et see vajadus võib suureneda kahte pidi. Esiteks, hinnatõusust me juba rääkisime, et toore läks siin kallimaks, aga teiselt poolt, mis kevadel juhtus? Tulid sanktsioonid, sõda algas, tarneahelad paisati ümber, tekkisid tarneprobleemid, selge see, et enamus ettevõtteid mõtles selle peale, et see just in time läks natuke, kuidas ma ütlen, mitte prügikasti, see on võib-olla vale sõna, aga see pandi nagu riiulile vahepeal. Et kui oli ikkagi küsimus, et kas ma saan oma tehase nagu lahti teha olukorras, kus nõudlust on, et siis ikka prooviti osta rohkem varusid sisse. Ja selle tulemus ongi see, et tegelikult paljudel ettevõtetel on ka täna võib-olla siis käibevarude all see summa nii-öelda bilansis 2 korda suurem, kui ta oli võib-olla aasta tagasi. Ja seda kõike tuleb kuidagi finantseerida. Ja siit on ka näha nagu tööstusharude lõikes, et kuidas see käibevarade hulk bilansis muutub. Nagu näete, siis tegelikult kõige rohkem nagu varude, kas siis nagu mahu või hinnatõus mõjutabki nagu puidutööstust ja mööblitööstust. Ja seal on väga lihtne põhjus, et kogu käibevarades tegelikult ongi ka mööblitööstusel päris suur osakaal on varudel. Nii et see üks ühele suhteliselt mõjutab, et kui ikkagi nagu varude osakaal suureneb, siis tegelikult see tähendab ka seda, et kogu käibevaradest tulebki nii palju raha nagu põhimõtteliselt juurde leida. Seda eriti olukorras, kus nagu hankijad tegelikult tihtipeale võib-olla maksetähtaega juurde ei anna ja eriti kui nüüd kevade peale minna palju pahetsid hankijaid, need maksetingimused ei pruukinud paljudel juhtudel olla päris sama head, kui nad olid enne seda. Erakorral näide on meie metallisektor, kus siis tegelikult maksetähtaega opereerimisest mindi selleni, et hakati 3-4 kuu metallivarusid Türgist laevaga tellima ettemaksuga. Et võite ette kujutada, mis see tähendab ettevõtte nii-öelda käibekapitali vajadusele, et ikkagi väga palju kasvasid. Nüüd üks slaid ka turust. Kui uurisime ka seda, et kuhu ettevõtted siis täna põhiliselt mööblitööstus ekspordivad ja kuhu plaanitakse minna turgude lõikes, siis suuresti kattub avaliku statistikaga, et tegelikult ikkagi see Skandinaavia ja Saksamaa selgelt nagu number 1 teemad meie jaoks on. See tegelikult jooksis välja ka ülejäänud tööstuse piltidest, et
Kusjuures ma ütleks eraldi sõnad Soome kohta, et ma arvan, me sõltume Soomest rohkem, kui me oskame arvata, et isegi mingis mõttes ma ise jälgiks nagu kõige rohkem mis Soomes toimub ja Soome omakorda muidugi on Saksamaaga seotud, et Saksamaad jälgiks ka. Aga et kui tahate teada, et kuhu suunas majandus läheb, et tasub vaadata, mis toimub Soomes ja mis toimub Saksamaal, et kindlasti meie majandus on lihtsalt niivõrd tihedalt nendega seotud. Aga nagu näete, mööblitööstusel ka tegelikult on ka huvitavaid sihte ja plaane, kuhu veel eksportida. Osad on päris kauged ja eksootilised, et soovin ettevõtetele siiralt edu, et väga tublid. Ja mulle tegi kõige rohkem rõõmu nagu see, et tundus, et mööblitööstusel oli ikkagi selgelt ekspordiplaane ka uute turgude osas. Isegi kui see uus turg on Soome või Rootsi, et see on ikkagi nagu märgiline, et ettevõte plaanib kuhugi edasi liikuda. Nüüd tööjõu teemadel, mis tegelikult on võib-olla sellises pikas plaanis isegi, ma arvan, tööstuse jaoks kõige olulisem küsimus, et kuidas edasi liikuda, et kui me sellist üldist indeksit uurisime 5 palli skaalal, et kuidas tööjõupuudus piirab ettevõtte arengut, siis mööblitööstuses ka eelmine aasta oli see number 3,4, see aasta oli see 2,6. Ehk tegelikult oli nagu toimunud nagu justkui paranemine, et võib-olla ei piira enam nii palju see tööjõupuudus, aga kohe, kui vaatasime nagu täpsemalt sisse, et mis ametikohtade lõikes toimub, siis tegelikult oli aru saada, et pilt on selles mõttes ikkagi väga tõsine. Ja tegelikult võin öelda, et kogu tööstuses on tõsine. Et minu arust on see nagu selline süvenev probleem, et meil tegelikult ei jagu spetsialiste. Need on need inimesed tegelikult, kelle väljaõpe võtab nagu üksjagu aega, keda ei ole võib-olla ei ole lihtne nii-öelda 1 või 2 nädalaga kuskil töökohal välja õpetada. No võtame näiteks, ma ei tea, robootikaspetsialisti või tootedisaineri, et ei saa eeldada, et loomulikult ettevõtted ise ka saaksid ja teevadki seda, et õpetavad inimesi välja, aga ei saa eeldada, et päris nagu kuskilt ülikooli haridust hakata tööstusettevõttes andma. Et on küll üks erand Eestis ka, et väga tublid, aga selles mõttes, et siin väga oluline ikkagi koostöö haridussüsteemiga on. Ja mis siit siis tegelikult välja tuli, et kui me vaatame mööblitööstuse valdkonda, et eriala oskustöölised, väga suur puudus mööblitööstuses, masinaoperaatorid, siin selgelt jooksiski välja, puidutööstus, mööblitööstus on ennekõike masinaoperaatorid, väga otsitakse tööle. Aga nagu näete, ja tootmistehnoloog ka kusjuures, kuigi neid numbriliselt võib-olla neid inimesi ei ole nii palju kui operaatoreid ja oskustöölisi, siis tegelikult põhimõtteliselt kõik Eesti tööstussektorid oleks valmis nagu kohe nagu terve rida ettevõtteid, kes teeks tööpakkumisega tootmistehnoloogile. Ja nagu näete, siis ka tegelikult ka mööblitööstuses ma tooks välja just ka tootearenduse spetsialistid, tootedisainerid, kusjuures tootedisainerite poolest just mööblitööstus tuligi nagu kõige enam esile, et tegelikult tootedisainerid otsitakse mööblitööstuses väga hoolega. Ja millest on kahju? Kui vaadata nagu seda siis kodanikuna ka seda nagu nimekirja, siis tegelikult kõik need ametikohad, mida me siin vaatame, oleme ausad, et need on ju väga korraliku palgaga ametikohad, et kindlasti mitte kõige madalamal palgatasemel ettevõtetes. Ja tegelikult, kui me suudaks nagu rohkem inimesi nendele töökohtadele värvata, võib-olla lihtsamaid ametikohti ära automatiseerida, siis tegelikult see rikkuse kasv kogu ühiskonnas oleks tegelikult ju märkimisväärne. Rääkimata sellest, et ettevõtted saaksid võimaluse kasvada ja areneda. Nüüd vaatasime ka seda, et mis on kõige suuremad takistused inimeste leidmisel. Siis nagu näete, et ka mööblitööstuses on ikkagi see sobiva kvalifikatsiooni puudumine, on põhiteema, millega ettevõtted kokku põrkavad. Ettevõtte asukoht isegi võib-olla minu jaoks mõnevõrra üllatuslikult mööblitööstuses vähem, et võib-olla nii palju ei mõjutanud ettevõtete hinnangul. Ja tegelikult kõik teised tegurid on juba mõnevõrra väiksemad. Ehk siis ikkagi tuleb välja, et ikkagi see kvalifikatsioon, oskused, haridus, see tegelikult on number 1 teema, kui me räägime tööjõust.
Nüüd töötajate arvu muutust kevadise seisuga, kui ma nüüd selle kogu protsendi kokku arvutan ja selle 25% Eesti tööstusest, kes meil uuringus osales, nagu nii-öelda arvan, et ülejäänud 3/4 samamoodi käitub, siis võiks öelda, et Eesti tööstus palkab kuskil 3000 inimest juurde see aasta. Paraku ma arvan, et siin oli juba ka kevadel ja suvel, kui veel see konjunktuur oli natuke parem või kevadel, et lihtsalt neid töötajaid polnud turul võtta. Ja nüüd on juba teistpidi probleem kummitamas, et tegelikult on ikkagi hiilivalt kohale jõudmas see, et me loeme siin Äripäeva või räägime siin tuttavatega, kolleegidega teistest ettevõtetest, saame kokku, siis on ju aru saada, et tegelikult ikkagi siin-seal juba ka vähendatakse tööjõudu, et tegelikult ei ole seda tööd piisavalt pakkuda, et kui tellimusi ei ole, et siis ka ettevõtted kohati tõmbavad kokku. Kui palju see mõju saab olema kogu majandusele, meie Tõnu Mert siin eile ütles välja vist, et ta hindas, et tööpuudus kasvab kuskil 12 000 inimese võrra. Ütleme, arvestades seda, et me täna oleme olukorras tööpuudus on kuskil 5% ja kui ta tõuseb ka, ma ei tea, 6-7%-ni, midagi hullu see tegelikult ei tähenda. Saame näha, et alati võib ju olla ka negatiivsem stsenaarium, eks ole, kui on tõsisem majanduslangus ees ootamas. Aga fakt on see, et Eestis eriti olukorras, kus me oleme väheneva tööjõuga riik, et ilmselt meie palgakasv jääb ikkagi mõnevõrra kõrgemaks kui teistes Euroopa riikides. Nii et see kindlasti mõjutama jääb, et kui ka see aasta siin on hea näide, et kevadel ettevõtted tegid oma aastaplaanid olid tehtud, et kuskil 8% keskmisena palka tõsta, siis tegelikult on täna selge, et majanduses keskmisena on juba tõusnud see kuskil 10% värskete andmete põhjal ja kusjuures ma vaatasin Statistikaameti andmeid, et nüüd tõsi, see ei ole nüüd aasta algusest, see on võrrelduna eelmise aasta sama perioodiga, et tööstuses oli see juba isegi 14% nagu tõusu, nüüd 12 kuu jooksul nagu suvi versus suvi. Et need palgatõusud on olnud päris märkimisväärsed ja eks me kõik ettevõtetes tunneme seda ja näeme ka, et ikkagi kui töötajad tulevad rääkima, et inflatsioon on kõrge ja energiahinnad on kõrged, et ega keeruline on, eks ole, et eks kõik proovivad kuigi palju ka töötajatele vastu tulla palgatõusuga. Nii et keeruline öelda, mis see number siia aasta lõpuks tuleb, ma ise arvan seda, et selgelt kahekohaline aasta lõpu seisuga ikkagi tuleb. Ehk selgelt ettevõtted oma plaanitud eelarvetest peavad siia rohkem ilmselt allokeerima vahendeid. Vaatasime ka seda, mis on pikaajalises plaanis oluline, et kui tööjõumahukad erinevad tööstussektorid ja ka mööblitööstus on ja kuidas mõjutab kiire palgakasv, ütleme 10% palgakasv hüpoteetilises olukorras, kus ei õnnestu seda siis oma toote müügihinda juurde panna. See on võib-olla selline päris hea stress-test, et näha, kuidas see tööjõumahukus ettevõtet võib mõjutada. Ja jällegi nagu näete, et ega ka mööblitööstuses tegelikult suurt üle 1 aasta ei oleks võimalik sedasi edasi liikuda, et kui palgakulud kasvavad näiteks 10%, siis tegelikult see EBITDA marginaal juba üsna kiiresti läheb alla 5%, ütleme sellise 1,5 aasta jooksul. Ja see tähendab seda, et ongi 2 võimalust, et kas siis vähendada seda tööjõumahukust, ehk siis tööjõukulu osakaalu müügikäibest, mis iganes vahenditega siis muutudes efektiivsemaks, automatiseerimine, digitaliseerimine, võlusõnad, tootearendus, kaubamärgi arendus, küsida rohkem raha selle toote eest. Et ega seal väga palju selliseid teesid ei ole. Sest näha on, et ikkagi, ja see risk on ka realiseerunud, et me panga poole pealt jälgime ka seda päris hoolega, et mis see tööjõukulude osakaal kogu käibest on. Et tõsi, ühtepidi, kui näiteks toimub mingisugune langus, et näiteks müügimahud langevad, et siis on võib-olla lihtsam, et tõepoolest, et kui muud üle jää, tulebki vahepeal lähevad inimesed puhkama või tulebki koondamine negatiivsel juhul ettevõtta. Aga kui ettevõte on teinud suure investeeringu näiteks CNC-masinatesse, robotitesse, et need kulud ju jooksevad põhimõtteliselt igakuiselt peale. Et seda robotit koondada on natuke keerulisem. Mitte võimatu, aga keerulisem. Nüüd aga läheme siis investeeringute juurde, mulle eriti südamelähedane teema. Investeeringud see aasta ka ettevõtte kevadel juba prognoosisid mõnevõrra langevad. See protsent on väga suur, aga ma arvan, et selles mõttes tasuksime ka meeles hoida seda, mis meil ikkagi aastaga toimunud on, et tegelikult on ju ka investeeringute tegemisel hinnad päris palju tõusnud.
võtame ehitus, võtame seadmete ostmine, CNC pink võib maksta ka tänasel plaanis 20, 30, 40, 5, isegi 50% rohkem, kui ta maksis võib-olla ütleme eelmise aasta alguses. Et selge, et see hinnatõus on ju ka toimunud investeeringute puhul. Ehitushinnad tundub, et on stabiliseerunud, hakanud ka natuke langema ka Eestis, et võib-olla ka ehitusettevõtted sellest esimesest šokist nii-öelda nagu üle saanud, aga selgelt on investeeringud kallimad, kui nad olid võib-olla varem. Et saame näha, mismoodi see aasta nagu realiseerub. Ma ise näen seda, et ettevõtete fookus on ka tööstus praegu põhiliselt käibevahendite puhvri loomisel, hoidmisel, aga samuti tegeletakse investeeringutega, sest mis sa teed, et kui on energeetikast lähtuvalt on vaja kas siis nagu oma energiatarbimist vähendada või teisele energiaallikale näiteks gaasilt ümber lülituda, või siis toon näite taastuvenergia, et on väga-väga suur huvi praegu ettevõtete poolt, et kuidagi ka ennast ära kindlustada nii-öelda siis stabiilsema energiaga näiteks, kellel see võimalik on. Et nendesse valdkondadesse investeeritakse. Samuti on ka riigi poolt erinevad toetusmeetmed, mis päris palju on tekitanud huvi. Nüüd siin septembris on lahti minemas ressursitõhususe meede KIK-is, et usun, et ka siin on ilmselt huvilisi sinna, mis on ka päris atraktiivsete tingimustega. Ja nagu Sille rääkis ka tegelikult on ka see digitaliseerimismeede lahti minemas ja tootearendusmeede samuti. Nii et investeeringute osas ma arvan, see ongi selline ülemineku aasta, ma arvan, et saab huvitav olema, et kuidas see vaade siit edasi on, sest selge on ka see, et ega me nii-öelda seisma ka jääda ei saa, et seda eriti olukorras, kus meie konkurendid ju ka kõrvalturgudel ei maga. Ja tasuvusajast ka, et ma ütleks jätkuvalt, et kui uurisime ka ettevõtete käest, et mis on selline oodatud investeeringute tasuvusaeg, keskelt läbi 5 aastat, ka mööblitööstuses, tegelikult ma ütleks, asjad on väga hästi, et tasub investeerida rohkem raha nagu tööstusesse kui üürikorteritesse jätkuvalt. See on väga positiivne. Nüüd kui vaadata, mis on need peamised eesmärgid investeeringutel, loomulikult efektiivsuse kasv ka mööblitööstuses, number 1 teema. Tööstuses tegelikult see on aastate jooksul alati olnud selline põhiline fookus. Mahtude kasvu eesmärgid on selgelt nagu allapoole tulnud, kuigi need tihti kaasnevad tehtud investeeringutega, aga seda nagu ettevõtet võib-olla tänases olukorras nii palju ei sihi. Ja mis on tõesti huvitav, et nagu näete, tootearendus, 2/3 mööblitööstusettevõtetes plaanivad nagu investeerida tootearendusse, see on tegelikult väga oluline ja siit üks trend hakkab veel läbi kummama, et tulen selle juurde ka tagasi. Ja siis loomulikult, mis sellega kokku kõlab, on ka see kaubamärgi arendus või arendamine ja see oli üks koht, kus Eesti mööblitööstus selgelt ülejäänud tööstussektoritest eristus. Et selgelt mööblitööstus näeb seal võimalust ja sinna nii-öelda raha eraldatakse. Nüüd, kui vaatame, enne oli küsimus ka, et mis automatiseerimise, digitaliseerimise tase on, ma ütlen ausalt, ma ei pretendeeri absoluutsele tõele selle slaidiga, et see ikkagi väljendab, me ei saa ära unustada 205 ettevõtet, kes siin taga on, et see väljendab nende numbreid. Siiski võrreldes eelmise aastaga on siin märgatav edasiminek, kuigi see aasta osales suuri ettevõtteid rohkem. Eelmine aasta oli siis digitaliseerimise ja automatiseerimise keskmine osalenud ettevõtetel 31%, nagu näete, on siin nii automatiseerimine kui digitaliseerimine keskmine märksa kõrgemal. Aga mis muidugi välja tuli, on see, et loomulikult esirinnas on aastaid sinna valdkonda hästi palju investeerinud puidutööstus ja toiduainetööstus, kus ka ongi need efektiivsusnäitajad võib-olla ka tänu sellele kõrgemad. Aga mis on tegelikult tore, et kui vaadata nüüd täpsemalt sisse, et see ei ole nüüd esimene aasta, et mööblitööstus on selgelt joonistub välja, et on digitaliseerimisse ikkagi päris palju panustanud. Vähemalt need 12 ettevõtet, kes meie uuringus kevadel osalesid. Ja võrreldes teiste sektoritega ka, nagu näete, et kajab see hästi välja. Automatiseerimisel võib-olla mitte nii palju, et nagu siin Indrek ka enne ütles, et ega tegelikult ongi mööblitööstuses võib-olla keeruline, mitte võimatu, aga keeruline ja kohati võib-olla ka väga kallis kõike nagu automatiseerida, aga ka seal ettevõtted liiguvad edasi, sest et võib-olla sa saab mingi osa või mingi etapi nagu oma tootmises nagu ära automatiseerida ja ega nii ju ettevõtted tööstus liiguvadki, ega tüüpiline ei ole see, et nüüd tehakse kogu see layout, joonistatakse ümber ja kõik uued seadmed tulevad, vaid võetaksegi tasuvusaja järgi mingi lõik,
noh, ma ei tea, kus õnnestub siis, ma ei tea, 2-aastase tasuvusajaga pannakse mingi robot, mis mingi töölõigu ära lahendab ja võib-olla need 2 inimest, kes sealt vabanevad, saavad hakata midagi muud ja sisukamat tegema, noh, võrreldes näiteks pakkimisega. Et sellega ettevõtted aktiivselt ka tegelikult mööblitööstuses tegelevad ja ma pean ise ka tunnustama, et mööblitööstus on siin tegelikult viimastel aastatel päris tublit tööd teinud. Ja no ma ütleks, et mingis mõttes see digitaliseerimine on nagu hea eeldus ka nagu selle automatiseerimise läbiviimiseks, sest tegelikult noh, ta loob nagu ikkagi mingi infovoo, et sul tekib ülevaade, et mis sul täpselt on, et nagu üks tehase juht mulle kunagi ütles, et kui pärast seda, kui ta hakkas täpselt nagu mõõtma, et siis ta täpselt sai aru, et noh, kui enne töötajad ütlesid, et noh, seal kulub paar minutit kulub nagu seal mingi operatsiooni läbiviimiseks, siis kui see masin on seisatud, siis selgus, et 30 tundi päevas läheb kaduma. Et teinekord tasub jah nagu täpselt mõõta ja vaadata numbreid. Nüüd küsimus ka, kui palju suunatakse kogu investeeringutest automatiseerimisse, digitaliseerimisse, ma ütleks, et ka siin tegelikult lisaks puidu- ja toidutööstusele paistab positiivselt silma nii mööblitööstus kui meie trükitööstus, mis on väga tore, aga mul endal natuke tekib küsimus, et kuna see on nagu pikem trend, et siis noh, nagu et ikkagi see siit kumab läbi, et kui me veel eelmist slaidi ka vaatasime, et meil on teatud tööstusharud ja veel enam ettevõtete lõikes, et noh, need, kes sinna nagu üldse pole panustanud, siis võib tekkida ühel hetkel see küsimus, et mis nende konkurentsivõimes saab, et kui ikkagi kõrval on mingi teine ettevõte, kes on oluliselt efektiivsem, suudab oluliselt väiksemate kuludega opereerida, et see hakkab ikkagi ühel hetkel mõjutama. Et oluline, et nii-öelda ettevõtted seda teemat ära ei unustaks, et loomulikult võib mingi kriisi ajal selle 1 aasta selle teema kuidagi edasi lükata või proovida hakkama saada, aga tegelikult noh, tegu on ikkagi üliolulise trendiga. Eriti sellises väikses riigis, nagu me oleme, kus meil tegelikult teame ju, et tööjõudu jääb iga aasta vähemaks. Nüüd tehnoloogiate teema ka, et see on selline põnev slaid, et noh, et kuhu suunas me liigume, et mis asju kasutatakse. Ma ütleks, et Eesti mööblitööstus on väga palju tegelikult automatiseeritud tehnoloogiate poole vaadanud, väga esirinnas erinevate sensorite ja andurite kasutamisel tööstuses. Ja nagu näete, siis tegelikult noh, see tööstusrobotite fookus püsib jätkuvalt. Siin eelmine aasta ka vist rääkisime sellest, et see robotite võimekus ja noh, nii-öelda siis see kulu-tulu suhe või nagu see muutub aasta-aastat järjest paremaks. Ja võib-olla uute tehnoloogiate osas, mis jäi silma, et väga põnev, et masinõppetehnoloogiad on selgelt jõudmas ka mööblitööstusesse. Siin on küll nüüd kogu tööstuse vaade, aga ka mööblitööstuses järgmise 2 aasta jooksul 1/3 mööblitööstusettevõtetest pidas plaani masinõppetehnoloogiaid viisil või teisel hakata omal tootmises kasutama. Olgu see siis, ma ei tea, ennetav hooldus, kvaliteedikontroll, planeerimine, et noh, need võimalusi on erinevaid. Ja teine huvitav asi, mis mööblitööstuse poolt välja joonistus, oli siis asjade internet, ehk siis erinevate seadmete ühendamine tööstuses, andurid, info kogumine, juhtimine, et tegelikult see oli ka päris üllatav, et sinna ka tegelikult 1/3 ettevõtteid plaanis panustada järgmise 2 aasta jooksul. Ja nüüd võib-olla lõpetuseks veel, mis minu jaoks oli võib-olla kõige huvitavam nende puhul, et siis enam kui pooled mööblitööstusettevõtted plaanivad järgmise 2 aasta jooksul oma e-poe lahendusse investeerida. Ja nüüd, kui me nüüd võtame kokku, tootearendusspetsialistid on fookuses, kaubamärgi loomine on fookuses, e-poe loomine on fookuses, et mul tundub, et mööblitööstus on see nagu tõsise projektina laual, et nii-öelda allhankeahelatest kuidagi nagu samm edasi astuda või proovida vähemalt rabeleda nagu edasi ja ma arvan, see on nagu väga hea mõte. Et miks mitte proovida kas siis läbi näiteks e-kaubanduse kuidagi lõpptarbijale nagu lähemale minna. Nüüd, mis hoiab investeerimist tagasi? Noh, loomulikult see ebakindlus majanduskeskkonna suhtes, mis on siin, ütleme nii, et aastatega nagu arusaadav, et noh, praegu on veel eriti keeruline olukord. Aga samuti ka, mis siis võib-olla sellise suurema asjana väljajoonistus on see kompetentsi tööjõu teema, mis on tegelikult, millest ka enne rääkisime, ettevõtteid selgelt piirab ka investeeringute tegemisel ja mööblitööstuses tegelikult ka suure vaba tootmisvõimsuse olemasolu, ehk tegelikult noh, iga 4. ettevõttega ütles seda, et tegelikult on vaba kasutamata võimsus olemas, et see ka piirab nagu investeeringute tegemist. Arusaadav, et see on fookus ju sellele, kuidas see maksimaalselt nii-öelda kasutusele võtta.
Nüüd kui vaatasime, et mis hoiab automatiseerimist, digitaliseerimist tagasi, see on nüüd jällegi kogu tööstuse pilt, siis ma ütleks, et see pilt on läinud aastaga tegelikult paremaks, kuigi siin jah, suuri ettevõtteid osales rohkem, aga see jätkuvalt näitab, et ettevõtted vajavad ka võib-olla siis ka koolide, kompetentsikeskuste poolset seda tugi, sest igas ettevõttes ei ole ju palgal ometi robootikaspecialisti, tehnikajuhti, kes kõikide viimaste tehnika arengutega kursis on. Et ma ütleks, et siin on väga, väga suur koht ilmselt nagu võtame näiteks siis Center näiteks, võtame ka näiteks Kagu-Eesti puiduklaster, võtame ka tööstuse erialaliidud, et kogu selle know-how ja teadmistega jagamisel ja ettevõteteni toomisel, et mida need uued tehnoloogiad võimaldavad ja ennekõike üks asi on tore, et vaatan kuskilt nagu mingit toredat asja, seal seisab mingi aparaat, aga kuidas see reaalselt minu ettevõttes töötaks, mida ta mul võimaldaks nagu korda saata. Ja ma tean, et ka näiteks AIRE, ehk siis AI Robotics Estonia, ma siiralt loodan, et see neil õnnestub, nad proovivad ka hakata simuleerima nagu seda, et kuidas näiteks mingi layout konkreetses ettevõttes töötaks ja mis see tulemus nagu oleks, mis see kasutegur oleks. Ma usun, et kui see nagu õnnestub, et siis see kindlasti annab hoogu juurde. Võib-olla üks asi, mis nagu mööblitööstuse puhul välja joonistus, et enam kui pooled ettevõtted ütlesid, et mis tagasi hoiab, on see, et pole aega protsessi läbi viia. Ja see on ka täiesti aus ja siiras vastus ja tegelikult võib-olla illustreeribki nagu hästi seda hetkeolukorda, kus me see aasta oleme. Aga selles mõttes siiski mõttekoht, et see võib-olla mingi perioodi on võimalus nii-öelda nagu neid uusi tehnoloogiaid kuidagi nendega mitte tegeleda, aga maailm meie ümber muutub päris kiiresti, et tasub silm peal hoida ja sinna aega pühendada ja ongi, et kui ei ole endal võib-olla ettevõttes seda spetsialisti tööl, et siis saavad jah, kõik need institutsioonid, millest enne juttu oli ka nagu siin hästi palju tegelikult ettevõttele abiks olla. Jätkusuutlikkuse teemast ka. Kõigepealt ma ütleks seda, et kui uurisime nagu seda, et pärast sõja algust, et oli huvitav ise ka mõelda, et huvitav, kui oluline see teema nüüd hetke kontekstis ettevõtete silmis nagu on, siis tegelikult sellise toreda üllatusena oli see, et 88% vastajaid tõi välja, et see on keskmisest olulisem nende jaoks. Aga vaatame korra lähemalt sisse ka. Ja tegelikult, nagu näete ka mööblitööstuses, juba täna näevad ikkagi enamus ettevõtteid, et see jätkusuutlikkus omab ettevõtete jaoks mõju. Ja kui me vaatame nagu tulevikku, ehk siis küsisime ka ettevõtete käest, mis 5 aasta pärast võiks see pilt olla, siis see tegelikult see mõju on veel suurem, mis on ka üsna loogiline ja võib-olla siin nägi kõige suuremat seda muutust nägid just suurettevõtted, keda see teema ka kõige rohkem puudutab. Arusaadav, võtame ka lihtsa näite, et Saksamaal ju võeti juba mõni aeg tagasi ka vastu tarneahela seadus, et mis tähendab seda, et sisuliselt kui kõik suuremad Saksa ettevõtted peavad oma tarnijate käest tarneahela pidi alla pidnes küsima nagu seda, et kuidas need siis jätkusuutlikkuse kriteeriumid täidetud on, mis tähendab seda, et need tuleb nendes kes siis nagu teenust pakuvad, tarnivad, tuleb monitoorida, tuleb vastata, raporteerida, ehk see ei ole tegelikult ka Eesti ettevõtete jaoks enam uus teema, aga näha on, et see tegelikult muutub järjest olulisemaks, järjest rohkem neid küsimusi nii-öelda meie Skandinaavia ja Saksamaa ja Kesk-Euroopa partneritelt ka tuleb. Nüüd, kui vaatame seda, et mida ettevõtted siis teinud on, laias laastus võib öelda, et kogu tööstuses see pilt jaguneb kolmeks. Kolmandik ettevõtteid on sellega juba tegelenud, mingi esmase tegevusplaani kokku pannud, kolmandik on seda koostamas ja kolmandik siis ei ole veel sellega alustanud. Nagu näeme, et mööblitööstuses võib-olla jah, et ma niivõrd palju siin isegi vaataks, 12 ettevõtet ainult osales, aga selles mõttes siiski on näha, et kes on juba koostanud või kes sellega tegelevad, et põhimõtteliselt ikkagi üle poole nagu ettevõtetest sellega viisil või teisel on juba nagu kokku puutunud. Ja see on ka väga mõistlik, sest kui vaatame neid muutuseid, mis turul on toimumas ja ka regulatiivses keskkonnas tegelikult ju tulevad need nõuded järjest peale või mis iganes, võtame kas või nii-öelda mitteametlikus regulatiivses keskkonnas, et näiteks mööblitööstuses on ju, ma arvan, täpselt samamoodi see teema, et millise värviga sa värvid, et ilmselt täna juba enamus kliente ütleb, et pead veepõhist värvi kasutama,
et kuigi võib-olla mingi muu värv sobiks paremini või oleks lihtsam käsitleda või oleks võib-olla isegi kvaliteetsem, aga mis on ka suhteline, aga need nõuded tulevad ka klientide poolt väga selgelt peale. Rääkimata siis ka taaskasutatud materjalide kasutamine, kus on ka tekkinud mingeid uusi ärimudeleid, et kui ettevõtted suudavad nagu kasutada rohkem taaskasutatud materjali, siis on võimalik nii-öelda selle süsinikukvoodi arvelt nagu reaalselt isegi raha saada, et need sammud on tegelikult vaikselt hakkamas mõjutama meie tööstust. Nüüd, kuhu siis ettevõtted investeerivad ressursitõhususe, keskkonnasäästlikkuse eesmärgil, mis oli väga tore, et tegelikult nagu siit näete, et põhimõtteliselt kõik ettevõtted tööstusest täna viisil või teisel on seda tegevusplaani kokku panemas. Sinna mingi raha eraldatakse või mingid ressursid eraldatakse või mingi inimene teeb seda ettevõttes, aga kõik on nagu nii-öelda sinna tähelepanu pööramas, et kuidas see minu ettevõtet mõjutab, kas ma peaksin midagi tegema, mis võimalused see annab. Ja tegelikult siis teine oluline teema on energiaefektiivsus. Tööstuses ma arvan, et kellel veel leedid laes ei ole, siis viimane aeg need nii-öelda nagu see teema lauda võtta. Aga see teema on ju märksa laiem, et neid võimalusi nii-öelda energiaefektiivsuse mõttes on päris suuri. Ja samuti ka siis taastuvenergia lahendused, kuhu ettevõtete huvi investeerimisel on väga suur. Mureks on võib-olla meie elektrivõrk. Ehk siis tegelikult meie liitumisvõimsused, kus ma arvan, et tegelikult me oleme võib-olla liiga vähe riigina teinud ja ise ka rääkides iga päev ettevõtetega, et tegelikult on ju kahju vaadates kogu seda kriisi, et kui nüüd on olemas ettevõte, kes on valmis näiteks päris korraliku päiksepargi üles panema, et ise tarbida, võib-olla teisi ka aidata müüa, ja siis meil tegelikult ei ole võrgus nagu seda piisavat liitumisvõimsust. Et tegelikult see on nagu teema süstemaatiline viga, mulle tundub, ja sellega peaks Eestis rohkem tegelema. Et ei saa ju eeldada, et iga ettevõte nagu selle nii-öelda kogu elektrivõrgu arengu nii-öelda kinni maksab, et oma investeeringuga. Ja nagu näete, tööstuses neid teemasid on ka erinevaid, hästi palju puudutab ka tootmisjääkide ringlusesse saatmist, nende jääkide rohkem kasutamist. Ma arvan, see on ka tegelikult teema, mis on päris suure tulevikuga ja kindlasti ka mõjutab mööblitööstust. Nüüd erinevaid tegureid, need mööblitööstus, mis välja joonistusid, mida ettevõtted ise nagu jätkusuutlikkuse all mõistavad, see on siis see maagiline sõnaühend ESG, ehk siis environmental, keskkond, sotsiaalsed faktorid ja ettevõtte juhtimiskultuur ja poliitika. Ja siit tuli ikkagi see väga selgelt välja, et mööblitööstus näeb seda just ennekõike, kuidas efektiivsemalt ressursse kasutada. Samuti ka tarnijate jätkusuutlikkus on hästi oluline. Aga nagu näete, ka taastuvenergia kasutamine ja toodete kestlikkus on selgelt lauda tulnud. Mis võib-olla oli mõnevõrra väiksem teiste sektoritega võrreldes, mulle tuli väikse üllatusena oli see siis töötingimuste teema, et võib-olla ma ei oska öelda, et kas see tähendab tingimata, et vähem tähelepanu pööratakse, aga seda ülejäänud tööstust tõi nagu rohkem esile. Et kui see nii on, siis on see võib-olla nagu mõttekoht, et kuna töötajate hoidmine on hästi oluline, et kuhu võiks võib-olla äkki rohkem tähelepanu pöörata. Nüüd raporteerimise osas tegelikult enamus sellega selgelt Eestis ei tegele, mööblitööstuses, ka ülejäänud tööstuses tegelikult veel ei tegele ja siin on ka väga lihtne põhjus, et ega sellist raporteerimiskohustus on täna nagu suurtel börsiettevõtetel, pankadel, kindlustusettevõtetel, aga järjest rohkem on hakanud ka seda tööstusettevõtet tegema, sest üks asi on see, et nagu tuleb välja mingi seadus, mis ütleb, et sa pead seda oma aastaaruandes nagu hakkama välja tooma või kodulehel või kuidagi avaldama. Aga teine pool on see, et tegelikult me ei saa selle vastu või vastupidi, et see tegelikult on ju ka võimalus ka nagu oma tarnijate ja klientide suunas, kes tegelikult küsivad tihtipeale neid samu küsimusi. Ehk ma arvan, paljud ettevõtted Eestis on täna hakanud nägema seda isegi ärivõimalusena. Et kui mul on see protsess kontrolli all, kui ma mõõdan seda, tegelikult me ju seda ettevõtetes kõike teeme. Me proovime olla säästlikud, ega me keegi ei saasta ju tahtlikult midagi, proovime vähem tarbida, rohkem kokkuhoidlikud olla. Ja kui me suudaks seda nagu ka trackida ja ka rohkem välja tuua, siis see tegelikult võib olla nagu päris märkimisväärne konkurentsieelis. Nii et see on ka trend, millele kindlasti tööstused täna rohkem tähelepanu pööravad. Aga nüüd kokkuvõte, et ma mõtlen, Hilja on ka minu poole juba mitu korda vaadanud.
Aga mida siis öelda, et muresid on rohkem kui üks, ma olen aus, et ilmselt ma loodan, et ma liiga kuidagi negatiivselt siin ees ei kõlanud, et ma toon välja paar positiivset punkti ka kindlasti, aga muresid on rohkem kui üks, et meid ootab ees nagu keeruline sügis tegelikult, et mida ma ise panen võib-olla pankurina ka hingele, et pöörake võib-olla likviidsusele ka ettevõtetes nagu senisest rohkem tähelepanu. Sest meil on siin mitmed erinevad mõjurid, paljudel ettevõtetel on varud, päris kõrge hinnaga varud on sees ja siis on ka need küsimused, et mida nendega teha, et kas nüüd nagu proovida nad realiseerida nagu selle kõrge hinnaga, millega nad on sisse võetud, et hinda mitte alla lasta, ma arvan, see on kõigi poolt nagu eelistatud variant, aga kui ikkagi turul on teised ettevõtted näiteks hindasid alla laskmas ja nagu teevad ka oma varudele nagu allahindluseid või toovad oma varude taset nagu allapoole, siis võib-olla oleks mõistlik mingisugune kuidas ma ütlen siis, ma ei tea, kas päris kahjumini peab minema, aga võib-olla sealt, võib-olla siis võtta sihiks ikkagi see, et mingis mahus nagu oma varude tasemel nagu alla tulla. Sest näha on, et tarneahelates on ka probleemid hakanud laabuma ja toorente hinnad on hakanud alla tulema. Et ei ole ka näha nagu sellist ühte nagu, et kus see nagu see hetkel see suur nõudluse kasv peaks tulema, mis nagu jälle nagu seda, kuidagi vajub ära kogu aeg see, et mis seda nõudlust ja hindasid nii-öelda ülespoole hakkaks kruttima. Ja mida veel peab arvestama, et ma arvan, mis mööblitööstust mõjutab, on ka ju see, et mis toimub tarbijate kindlusega. Näha on, et need numbrid, nagu enne rääkisime, on hetkel alla minemas, inimestel on ja vähem raha kätte, mitte ainult Eestis, tegelikult ka Põhjamaades. Teine asi, mis mõjutab, on ehitus. Et kui ostetakse kinnisvara vähem, kui ehitatakse uusi majasid vähem, siis see tegelikult ka mööblitööstust mõjutab. Käisin maikuus Rootsi kolleegidega, lasime teha põhjaliku, mõnede ettevõtetega koos, lasime teha põhjaliku ülevaate, et Rootsi kinnisvaraturust, et kuidas nad näevad, et ehitusmahud liiguvad ja kohtusime ühe suure ehitajaga ka. Ja tegelikult on ikkagi, mida rootslased ise ütlevad, on see, et tõenäoliselt see aasta ehitusmahud oluliselt ei lange, aga nad näevad, et järgmine aasta juba uusi ehitisi alustatakse 3% võrra vähem. Et see tegelikult hakkab järjest nagu mõjutama. Seal on väga erinevad põhjused, et turud on erinevad ka, et rootslasi mõjutab hästi palju ka see, et mis ten rendi kinnisvara regulatsiooniga toimub, et kui sul ehitushind kasvab, aga üürihind on nagu paika pandud, kui palju see tohib olla, siis lihtsalt ehitushindade kasvu valguses ei ole ehitajad huvitatud nagu uusi majasid ehitama, isegi siis, kui nõudlust on, sest et kui sa ei saa nagu sealt nagu renti küsida, mis sul kulud ära katab, siis ei ole motivatsiooni ehitada. Et seal on erinevad mõjurid, aga fakt on ka see, et inimestel jääb mõnevõrra vähem raha kätte. Mis nüüd eri riikide osas nagu ka Eestis ja tegelikult ka Skandinaavias mõjutab, on see, et muutuja, mida on täna raske hinnata, on see, et kui palju seda asja positiivsemaks muudavad need riikide abiprogrammid. Aga tundub, et kõikides riikides ikkagi see eratarbija on fookuses, ehk tegelikult proovivad riigid nii-öelda maksimaalselt toetada seda energiakulude kiire kasvu valguses just seda eratarbijat, et see võib anda nagu teatud positiivse impulsi. Nüüd energiasõltuvuse teema, et ma enne rääkisin ka juba, ütlesin ausalt oma mõtted või soovitused välja, et ma arvan, et viimane aeg sellega tegeleda. Ma arvan, et enamus on mõelnud ka selle peale, et kuidas näiteks toime tulla või kuidas seda gaasi asendada, kas õnnestub kuidagi, ma ei tea, energiatarbimist vähendada, oleks võimalik näiteks oma päiksepark panna. Kusjuures ma olen isegi päris mitme tööstusega kohtunud, kes rajavad ka oma päikseparki isegi siis, kui liitumisvõimalusi ei ole. Sest ega keegi ei keela sul ju päikseparki rajada, et lihtsalt küsimus on see, et kas sa saad seda energiat võrku müüa või mitte. Aga vaadates ka energiahindade väga kõrget taset, eeldades, et meil väga palju tootmisvõimsusi 4-5 aasta jooksul juurde ei saa tulla ilmselt turule, siis võib see olla nagu see oma päikseelektrijaama rajamine nagu ka tegelikult hea võimalus kindlustada ennast nagu väga stabiilse elektrienergia hinnaga. Et jah, võib-olla ta on kõrgem, eks ole, kui oli siin aasta-2 tagasi, eks ole, energiahind, aga see on ikkagi vähemalt prognoositav, ta on mingi kindel tase, sa saad sellega nagu arvestada, et tegelikult ta on suhteliselt prognoositav, ütleme seal aprillist oktoobrini, eks ole, kui palju see paneel toodab. Ja tegelikult on täna ka olemas erinevad ka võimalikud toetusmeetmed, mida saab kasutada. Ma tööstusharude lõikes, ma ei julge pead anda, ma tean, et Prial on üks meede, mida saab kasutada. Ja tõsi vist, et KIK-meetmed päiksepaneelidele ei rakendu, aga mingisugused võimalusi peaks olemas olema.
Nüüd ma ikkagi koputaks nagu selle pikaajalise vaate peale ka, et loomulikult tuleb see keeruline aeg üle elada, me ei tea, mis selle nõudlusega siin sügisperioodil ees toimub. Kui ma ise peaks mingisuguseid hinnanguid andma, siis mulle tundub, et tõenäoliselt ta langeb. Et kindlasti on see teema, millega tuleb tegeleda, ja nagu tööstuses tagasi ka vaadates, et mis toimus aastal 2009-10, mis toimus koroona ajal, ega tegelikult, kuidas ma ütlen, et me vaatasime just enne ka siin koos, et ega meie ettevõtete bilansid ja kasumaruanded ei ole nagu liiga palju puhvreid nendes ei ole, et selles mõttes kõik kriisid on näidanud, et ikkagi paremini tulevad sealt läbi need ettevõtted, kes teevad otsused kiiresti, ka sellised nagu negatiivsed otsused, kui on vaja teha, aga need tehakse pigem kiiresti ära ja siis on nagu see paindlikkus olemas. Ja ma ütleks, et see on nagu tegelikult minu lootus ka, et ma olen ise töötanud pangas aastast 2006 ja selle aja jooksul ettevõtetega koostöös ikkagi näinud, et meie ettevõtted on ikka väga, väga paindlikud ja kohanemisvõimelised ja julgevad teha kiireid otsuseid ka. Ja ma usun, et kindlasti on sama mööblitööstuses.